Tere siis kõigile, olen Meelis, kes teab, see teab, kes ei tea, võib sealt lugeda, ei hakka siin pikalt rääkima. Tahaks siis praegu rääkida, ehk siis peale tulevast talvest. Nagu kunagises heas seriaalis oli siuke hea ütlus, winter is coming. Meil võib öelda, et ta võib-olla nii karm ei tule loodetavasti, aga suusailma võiks olla. Mida peaks siis tegema, kui talvel kasutada autot või mida ette valmistada talveks autot, et ei oleks pärast seda probleeme? Siin ei ole tehtud, see esitlus ei ole tehtud margipõhiselt, mudelipõhiselt. Seal, kuna selles ettevalmistuseks talveks on lihtsalt pisitõdesid, mida oleks vaja teada. Mitte palju, aga pisinüansse, mida sa pead ette valmistama, et pärast ei oleks seda ebameeldivat üllatust, et lähen sõitu, mul jookseb vesi siit, mul tilgub vesi sealt, et mul see probleem või teine, et selle vältimiseks. Ja ma ütlen see algusse ühe asja ära, mõningaid inimesi võib see natukene morjendada, mõningatel inimestel ei ole seal vahet, aga see käib nagu praktiliselt, seal ei ole vahet kõikide tootjate kohta. Et kui masin on üle talve vana, siis veeasjadele suht koht garantiid ei ole, sest see on nii raske vaielda, kas see on puruks külmutatud või mitte. Nii, aga lähme asjaga edasi. Vee väljalaskmine. Kõige esimene asi hakkab sellest pihta, et me teeme puhtaveekraanid lahti. Puhtaveekraanid, neid on erinevaid. Asetsevad, kas siis paagis on selliseid punne. Ta on siin tamas paagi sees, kui paak lahti keerata, see punn töötab niimoodi, et ta on august sees, ta on viltu keeratud, tõstad püsti, tõmbad üles, jookseb vesi välja. See on üks versioon. Teine versioon, osadel vagunitel on ta ülevoolud toru, siuke must toru on seal paagis sees, keerad selle ühe toru ära, jookseb alla välja. Nüüd siis võib olla paakide juures selliseid kraane, mis on pealt keeratavad, keerad nagu üles ja ta jookseb välja. Siis võib olla sellist rattaga versiooni nii-öelda, vee väljalaskmine. See tavaliselt on päris levinud, sellel on üks omadus veel. Temaga on võimalik jätta 20 liitrit vett sisse, ehk kui kaalu tahta maha, kui teil on 100 liitrit pluss puhta veepaak ja näiteks 120 liitrit, 140 liitrit, arvate, et olete ülekaalus, keerate selle 20 liitri peale, teil jääb 20 liitrit vett sisse, et saate vetsus vahepeal käia ja käsi pesta, aga te saate üle 100 kilonest kergemaks. Aga samas tuleb nüüd vee väljalaskmisel, tuleb olla kindel, et keerate selle täiesti lahti, kõik vesi lastakse paagist välja. Samamoodi võib olla paakide juures selliseid kraane, pealt keeratad selliseid kraane, mis tõstad üles. Need on nüüd hästi erinevad. Et selles suhtes peabki jälgima, mis on, seal on nagu see loogika, et need on alati paakide lähedal ja kütteseadmete lähedal. Pluss on hästi levinud see Truma Frost Control. See on praktiliselt kõikidel uutel autodel ja ei ole kõikidel uute autodel. Truma kütetega on ta praktiliselt alati peal, kui on Truma kombi kütteseade, kui on Alde vedelik keskküte, kui on muud diiselküted, Veili boilerid või muud asjad, ei pruugi neid olla, siis käime jälle nende kraanide juurde, et samamoodi võib olla selliseid kraane. Truma nüüd see avamiseks tuleb keeratada pealt, nüüd on ta kinnises asendis. Niipidi, hüppab siit nupp välja ja hakkab vesi välja jooksma. Ehk siis kõik need kraanid me leiame kütteseadmete juurest. Selline poole meetri raadiuses. Kokkuvõte. Kütteseadmete juures on meil mingisuguseid kraane, pluss samamoodi võib neid olla ka veepoilerite juures. Et veepaakide läheduses või kui on välja veepump, mis on eraldiseisev, ka selle läheduses võib olla kraane. See on niisugune elementaarne lihtne asi, selle järgi saab otsida, kui need leiad üles, on okei. Nüüd, kui selle asjaga edasi minna, kõik vesi on välja jooksnud, alt enam ei tilgu, siis kinni keerata, mitte see paagi punne kinni panna, mitte paagi peal neid rattaid kinni panna, aga kõik need sellised kraanid, mis te kuskil lahti tegite, Truma Frost Controlid tuleb kinni panna. Ärge mõelge, et ma olen nüüd rohkem joonud kui alkoholivaba viina, et ma lolli juttu ajan, et miks kinni panna kraanid talveks, räägime edasi, aga ma rõhutan veel kord, nad tuleb kinni panna. Truma Frost Control, keerata põigiti, otsast nupp. Truma Frost Controli puhul tähtis asi, tema ümber peab olema temperatuur ideaalis vähemalt +10 peale. Kui ta on alla, siis ta ei lukusta ära, see termolüliti siin. Kui see on teil tehtud kraanid, kõik need väljalaskmiskraanid on kinni paetud, siis tuleb pump tööle panna. Ja kõik kraanid kordamööda keskel sooja peal, külma peal käia, teha lahti nii kaua, kui teil tuleb ainult korinat, veekorinat tuleb. Sellist lihtsalt praktiliselt õhku.
aga see tuleb käia siis külma sooja peal erinevate siis nende kraanide juures. Kui see on tehtud, tuleb pump välja keerata. Ja miks on nüüd pump välja keerata? Puldist. Kui ei ole puldist, on vagun, näiteks mõnedel ei ole nuppu vahel, võtke kaitse välja, võtke juhe sealt pumba pealt lahti või midagi iganes, alati saab selle pumba välja lülitada. Ärge jätke teda see pumpa selle järgi, kui teil ei ole eraldi vahelülitit, et te võtate selle järgi, et ma lülitan puldi välja. Selle kohta ma räägin loo lõpupoole. Tuletage meelde, kui ma ära unustan. Et ma ei aja seda asja siin praegu segamini. Siis tuleb jätta kraanid lahti keskel asendis. Mitte sooja peal, mitte külma peal, tuleb segistid lahti jätta, vaid keskel. Põhjus on see, siis õhk liigub nii sooja kui külmavee trassis. Õhu liikumine on väga oluline. Siis tuleb teha uuesti kõik need kraanid, mis te seal kinni panite, lahti. Ehk need frost controlid, paakide juures, spoilerite juures need kraanid. Mille jaoks oli need kraanid vaja kinni panna? Need kraanid oli vaja selle jaoks kinni panna, kui te pumbaga, õhusurvega tahate lasta süsteemist välja, siis need kraanid ja see, eriti veel tema asetseb peale enne boilerit. Pumba surve läheb siit kraanist kõik välja, teil jääb kraanidesse vesi. Selle jaoks ongi hästi tähtis panna need kraanid kinni peale seda, kui alt tilkumine on lõppenud, aga õhuga läbi lükkamine. Nii, kogu veesüsteemi tühjendamise puhul, protseduuri puhul on siukene, tundub imelik, kui teha seda praegalt, siis see ei ole nii oluline. Aga kui näiteks teha seda, käia talvel sõitmas. Tulete talvel sõidust, väljas on 10 kraadi minna, miinust, ilus suusa nädalavahetus oli või mida iganes seal tehti. Jõuate koju, täiesti normaalne uks lahti, küte välja, tassite asjad välja, naine tassib asjad välja, ise tassite asjad välja, teete veekraanid lahti, lasete kõik veed süsteemi järgi tühjaks, nii nagu ma õpetasin. Järgmine panete asja käima. Ja kuklas on see, et ikka õpetati jamast ja mul kraan lõhki külmanda. Nüüd see tuleb see õhu kuivamise moment. Kraanid lahti jätta, mis on see oluline, siis mingisugune veekogus võib jääda siia nendesse kohtadesse sisse. Ja veel üldse veeliitmikutes. Kui nüüd see buss on peale vee välja laskmist, korralikus plusstemperatuuris veel 5-6 tundi, õhuga kuivab see ära või see mull, kui siin on, see vajub alla ära ja ta ei jõua enam pahandust teha. Ta on hea. Ütleme, seal ei kulm muidugi, aga samas ongi see, et kui teil on juba selleks hetkeks, kui teil just lasite veed välja, buss on juba nulli lähedal, siis ei ole vaja. Ega seal ei pea hoidma temperatuuri niimoodi, et see oleks 25 kraadi järgmise päevani. Võib hoida, aga seda ei ole vaja. Piisab sellest, kui te hoiate 20 kraadi, 2-3 tundi vähemalt veel sees, siis lülitate kütte välja, uksed kinni. Ta on ju termos, ta ei ole päris telk, et see jahtumine ikkagi külma sissetulek võtab aega. Järgmine asi, mis ma siia juurde, on veel selline asi, mida ma ise kasutan hästi palju. Ma olen aastaringne kasutaja, tihtipeale ma käin kas iga nädalapus või üle nädalavahetus, ma nii alati bussiga väljas. Ja suhtkoht, kui me võtame seda asja, et inimene on laisk, siis ega sa ei viitsi seda vett välja lasta. Nüüd, mida on kasulik siis sellises olukorras teha? Ära pane seda bussi 25 kraadi sooja, nagu sulle meeldib seal sees elada. Lase temperatuur 10 kraadi peale, aga alla 10 kraadi ma ei soovita. Sellepärast, kui sa paned 10 kraadi sisse, hoiab 10 kraadi, kui on näiteks versioon, millel on siis gaasielekter või diiselelekter koos küte, need versioon on erinevaid, siis alati tuleb panna sellele mix-versioonile, kui sa kasutad elektrit. Siin on kodus laseb elektrist kütta, väga hea mõnus, lasta kütab mul, eks ole, mul siin terve põlludes päiksepaneele ja Eesti Energiale ei ratsi maksta, eks ole, see selleks. Ja laseb elektri pealt, aga miks tuleb panna alati juurde, kas siis see gaas või siis diisel või mis seal on, neid saab miksida, oleneb kütteseadmest. On olnud väga palju neid asju, elektri läheb ära. Elektri on niisugune paha omadus, et jätad arve maksmata, tõmmatakse stepsel välja, eks ole, tuleb 2 meetrit sekundis tuult kaob elekter ära, eks ole, saad võib-olla kuskil reisil, 4-5 päeva sa ei näe seda masinat, aga selle ajaga väljas on 10 kraadi külma ja siis hakkad järgmine kord minema sõitu, sul on kõik lõhki külma. Muidugi on viga kohe esimene viga on see, et paganama elektriküte oli tuksis, tegelikult oli viga mujal. Selle pärast tulebki ta alati jätta nii-öelda selle mix-versioonile, kas siis gaas või elektri ka, kui üks kaob ära, ta läheb teise peale. Et ma olen näiteks Alde vedelik keskkütte katlaid 1 aasta vahetasime 6 tükki välja kevadel ja kõigil meestel täpselt üks sama jutt. No mul oli ta talvuts elektriküttes. Ma seda, mida ma saan teha, eks ole, kui sul oli talvuts elekter käis ära ju. Nojah, ma olin Tais seal vedelisin vahepeal 3 nädalat, võib-olla vist oli jah elekter ära. Siis ei ole midagi. Tai reis oli tuleb, lisame sinna veel 1500 eurot boileri vahetuseks. Ehk siis sellepärast ongi see miks. On hästi tähtis ja jälgida, et see gaasid oleksid või diisel või mis seal igales on, oleks piisavalt palju. Mul oli siin veel natukene juttu, kui veel kannatate. Ei pahandu, kes ära väsib
läheb midagi muud tegema. Mida enne talve veel teha? Kindlasti puhastage ära korralikult. Toiduainejäägid, kõik niisugused asjad välja, hiired asjad, et sealt midagi pahandust ei juhtuks. Külmkapp. Kindlasti tuleb ta lahti jätta, aga soovituslik on ära desinfitseerida. 5-6 aastat tagasi enne Covidit pooled inimesed teadnud, mis on desinfitseerimisainegi, eks ole. Nüüd me teame kõik väga hästi, mis sellega teha, kuidas seda on, kus seda ka saab ja kõigil on kodus seda vaadiga veel järgi. Samamoodi pritsiga lihtsalt see külmkapp seest üle tõmmake lapiga üle, ta ei lähe, isegi uks kinni läheb, ta ei lähe haisema teile. Ja kindlasti vaadake, et asjad, mis võivad külmaga puruneda, vedelikud asjad, sinna alla käivad ka vedelikuga WC-keemiad ja kõik need puhastusvahendid, kui nad saavad külma, nad ei toimeta enam kevadel nii hästi. Nad ei ole enam selle efektiga. Elektrisüsteemiga ei ole palju, kui võimalik mass välja, kogu tarbimine ära, sest igal juhul autoaagis suvila, kui tal on pult sisse lülitatud, on päris korralik tarbimine, kui tavalisel autol on tarbimine 0,03 amprit kuskil, siis autosuvilate puhul sõltub, kui palju tal on tehnikat sees, ajusid sees, see võib olla 0,9 kuni 2-3 amprini välja. Ehk see on päris korralikult ja tõmbab akusid. Laadida akut, soovituslik 2-3-4 nädala tagant, aga mitte niimoodi, et tõusin täna hommik üles, tõin ajalehe, panin suvila laadima, jõin kohvi ära, läheb nüüd edasi, tõmban suvila laadimast ära. 24 tundi miinimum. Normaalsel olukorras suvilad on ehitatud niimoodi üles, kui me räägime just autodest, ta laeb seinast nii autoakut kui elamusakut. Aga elamusakut primaarsena, sekundaarsena autoakut. Ehk see autoaku laadimine tavaliselt 2-3 amprit. See on säilituslaadimine, see on hästi pikale versioon, sellepärast ongi see vähemalt 24 tundi. Need alaldid ja asjad, lõpuks nad on nii palju pinges taga. Näiteks Cartagol on eraldi kohe olemas nupp sellel laadijal. Lülitad laadija välja. Ma talvitsin Hispaanias, ma olin kogu aeg vooluvõrgus, ma lülitasin laadija endal välja. Päike hoidis mul akut elus, mul ei tarbinudki midagi. Jah, aga seal ongi selles suhtes, et soovituslik on nendel asjadel lasta vahepeal puhata. See on soovituslik. Ja kütusepakk, pange täis, kondens. Nii lihtne see ongi. Koristamise käigus osadel saab kergelt, kes ei saa sellega hakkama, ärge võtke neid maha, tõmmake lihtsalt siit need vahed tolmuimega hästi ilusti puhtaks. Truumakütteseadmed eriti siit tolmuimega üle tõmmata. Kes on aastaringne kasutaja või niimoodi soovitan, ütlen 1,5-2 aasta tagant või rohkem, ütlen teistel 3 aasta tagant teha just eriti truumakütetel hooldus. Avastasime seda pakkuda lihtsalt selle pisiasja pärast, et kuna me oleme nii piisavalt ka aastaid neid müünud, siis on ka väga palju aastaringset kasutajaid. Hakkasid minema truumal ventikad ja asjad. Ja siis me saime aru, mis see viga on. Nad on tolmu täis, nad tahavad tsentrist välja, laagrid lähevad ja päris kulukad on need vahetused. Aldevedelikes kütete puhul peab meelde jätma selle asja, et iga 5 aasta tagant on soovituslik glükooli vahetada ja meie kliimas kõikide gaasiseadmete voolikud tuleb vahetada iga 5 aasta tagant. Nii, väljast peske puhtaks, see on alati hea. Vagunite puhul, kui on võimalik, vagunid on lihtsam panna, lased 3 ratta allapoole, lased nina maha, et voolaks vesi paremini välja maha. Auto puhul võib panna teda ka natuke nurkade alla. Aga jah, sellist sambla kogu ei ole hea jätta, sest sambal on paha asi. Ta imeb vett sisse ja siis tuleb külm ja siis teeb praks. Talvel hoiustamise puhul, ärge katke koorma kattega. Selle jaoks, kes tahab katta, on olemas spetsiaalsed katted. Põhjus on väga lihtne koormakatte puhul. Koormakatte tõmbab talle mütsi pähe. Kui te vaatate need autosuvilite puhul, kõik luugid on hingavad. Mitte kõik, vaid ütleme, seal osad on neist hingavad. See tähendab seda, et ventilatsioon käib läbi. Õhk liigub. Ja sellepärast, kui te tõmbad koormakatte peale, siis koormakatte ei lase õhku läbi. Ja siis lähevad padjad allitama, inimesed tassivad padjad, asjad, kõik tuppa ära. Milleks? Üks pisiliigutus ei pea mitte midagi tegema. See on loogiline, lumekihti paksuks, isegi mitte sellepärast lumekihti paksuks seal peal, et normaalselt ei tohiks olla see raskusega sellise lumega ka mingit probleemi, aga probleem tuleb sellest, et meil on siin, mis on Eestimaa talve, 4 kuud kehva suusailma, vahepeal on 2 suusailma, eks ole. Ja siis ta sulatab, jäätab. Esimene asi on see, et ta läheb raskeks, teine asi on see, et ta võtab, siin on väga hästi näidatud, pole nähagi, katuseluukide ümber, kus on see ventilatsioon või ventilatsiooni avad, see läheb jääd täis, selle kaob vent ära. Ja siis läheb sees asja tallitama. See oli nagu selle asja puhul põhiline.
ja lumepuhastusel tehke pehme harjaga katuselt, ärge ronige katusega, tõmmake redeliga külje pealt maha või lükake. Ärge kasutage kunagi lumelabidat. Tegelikult teistpidi ma võiks öelda, et kasutage kõik lumelabidat, meil on katuseluuke müüa. Et võtke nüüd seda, kuidas soovite, eks ole. et noh, ma olen kehv müügimees, et sellepärast ongi, et me ise tegime endale, sõna otseses mõttes, panime ühe varre otsa kummi selle lauajupi ja mässisime hästi pehme kummiga üle, selle ühe pehmendusmaterjaliga. Lihtsalt, et mitte vastule ja miks ma tean seda väga hästi, et ma olen vahetanud kevadel kunagi paar katuseluuki ja sellepärast ma nüüd soovitan, et ärge labidega tehke. See on nii kergelt, kui sinna serva vastu läheb, eriti kui ta külm on, plõks ja on olemas.